Nii, Villemi juhtimisel läheme võssi. Kuhu me täpselt läheme, ma ei ütle. Sest ma ei tea. Aga seeni vaatame ka siin kandis. Võiks ju olla ideaalis. Kukekaid ma isegi ei taha enam. Kukekaid on see aasta nii palju saanud, et sügavkülm on täis. Aga männiriisikaid ma väga tahan. Nii. Siin samas on kohe miskisugused kuuseriisikad. Huvitav, kas on ussitanud ka? No vaata. Tead isegi, ega ta ilus ei ole need. Neid korjama praegu ei hakka neid riisikaid. Kui leian mingi hunniku männiriisikaid, siis korjan. No siin on miskisugune huvitav puuseen, ma ei tea, mis ta on siukene. Lepapääl. Kui keegi teab, võib teada. Jaa, jah. Mäleta. Neid on ka nii palju Eestis. No, seeni on siin veel küllalt. On vanemaid ja on keskealisi ja aga siiski tuli meelde, et kui kuuseriisikas täna korjates ei ole ussitada täitsa ära söönud, siis homme koju jõudes võivad nad olla juba päris näritud ja puretud. Et kuuseriisikas on siuke maiuspala. Ja on ka paremaid kohti, kust nüüd riisikaid korjata. Nii. Sihukene korralik džungel on siin. Mis seened need huvitav siin on? Ei tea. Kui keegi teab, andke teada, mis ta on see. Meenutab natuke peale vaadates vahtplasti. Polüstyreeni. No, kus lähed? Kas seal on helgem tulevik või? Sihukene juuresein on siin ees, aga muljet avaldav. Nii ja juureseina kõrval on muidugi hunnik miskiseid valgeid seeni, mida me täna ei korja ega söö. Ega söö ega korja. Nii, minek kuskile poole. Nii, kaader jälle tihedast metsast, kus tuleb võsarägastikku läbida. Siin vahepeal oli selline huvitav olukord, oli küll. Et kui ikka kepsuga suunda ei jälgi, siis sellises tihedas metsas läheb orientiir sassi. Ja hakkasime sama kraavi, mida me olime juba ületama uuesti. Ehk siis käisime natuke ringi ratast. Nüüd võtsime kepsud välja, Google Maps, kalibreerid ära kepsu Androidi peal ja kõnnid edasi. Mis linnuga on tegemist? Merlini äpp näitab, et see on kalakotkas. Aga natuke tahaks kahelda selles. Nii, võsa läbimine. Et siin on potentsiaali. Otse. Vaadata näed. Seal on isegi veel parem. Aga siin on hästi palju sõpru. Põdrakärbseid. Põdrakärbseid on, sääski on siin. Siin paistab siuke hea koht küll. Selline. Ripvoodi sai ülesse. Päris kenasti. Tarp vist tahab natukene kõrgemal äkki saada. Ja. Viljan paneb ka siin tarpi ülesse. Magamiskott. Snookback, mis ta on? Travelback 1. See on suvine magamiskott. Maru kompaktne. Comfort on 7 ja kaal on 850 grammi, mitte. Ma mõtlesin, et see on pool kilo ainult. Igatahes sünteetiline on ta.
Siuke väike snookback. Ja rippvoodi alla läheb Tiidi underblanket. Väike chill peatus rippvoodis. Saapaid ära võtta ei viitsi. Aga sääskiga ei taha väga sisse lasta. Sääski on siin palju. Põdrakärbseid on palju. Puuk käis üks käe peal enne. Kuigi sääsetõrje on käe peal ja peaks toimima ka puukide vastu, nii on tõrje peal, diffusiili peal kirjas, aga üks puuk jalutas. Chillin edasi nüüd siis. No nii. Käib siin siuke toidu häkkimine. okaspuu tule peal kana küpsetamine. Siin ei julge väga. Hea vaigu maitse tuleb pärast juurde, eks. Et ärge väga tõsiselt võtke. Tegelikult ei ole vaigu maitse alati kõige tervislikum, aga no mis sa teed, kui siin metsas on okaspuud. Tikitseerib. Kiirkartuli puder ja hakkliha läheb siin. Nii, panen selle peale tagasi. Nii, hommik on käes. Viljem on ka üles ärganud. No nii, karu tuli koopast välja, jah? Jah. Aga mõnus oli. Oli siis äge? Täitsa +1 komfort, magamiskott on sobilik, et ei ole palav ega ei ole külm ka. Nii et paks madrats ka alla ja saab küll lihtsamal viisil ära magada. Võrdluseks minul oli +7 komfort, see on see Snookbacki suvine. Ja noh, ütleme nii, et külm ei hakanud, aga soe ka ei olnud. Et oli täiesti siukene paras piiripealne. Vahepeal oli mõte, et äkki oleks midagi sooja rohkem peale, aga magasin edasi ja oli äge. Magasid riietega? Riietega jah, täis riietes. Lõkke üles tehtud. Nüüd saab veidi kohvivett keeta ja juua teha veel hommikul. Aeg kokku pakkida ja minna. Näitan siis hetke olukorda, mis siukese matkatoolil on, et need jalad vajuvad mulla sisse ja 3 otsa on ära kadunud üldse. Üks on alles. Aga väga ei muretse. Viljami omal on siukesed suured jalad Temust tellitud. Panen ka oma tellimuse sisse ja varsti saan siia uued jalanupud otsa ja siis ei vaju see jälle maa sisse. Et selliste toolide miinus on jah see, et kui tahad metsas pehme pinnase peal istuda, siis on oht vajuda. Liikusime laagrist ära auto poole. Ilusad seened pruunid. Mina ei teadnud, mis need on, aga küsisin AI käest järele. See ütleb, et on tegemist pruuni kärbseseenega, mis on mürgine. Ja seda kindlasti ei tohi süüa.